Mähkmed Hagis esitleb Emmede klubi TV koostöös pereportaaliga perekool.ee. Mis saaks ühele emale rohkem rõõmu valmistada, kui oma kõhu täis söönud, ilusti kasvav ja õnnelik laps? Oleme imetamisnõustaja Meritiga külas Reelikal, kes on 3 lapse ema. Tal on küll eelnevalt juba imetamise kogemus olemas, kuid tahtsime veel kord läbi rääkida, milline see algus oli. Räägiks Meritiga imetamise algusest peale seda, kui beebi on nüüd ära sündinud ja selle üksteisega kohanemisest. Võib-olla siis, kui meil siin laps praegu sööb, et võib-olla räägikski kohe sellest, et mida tähele panna, kui laps on rinnal. Et räägikski natukene kõigepealt nendest nii-öelda võtmetingimustest, et mida võiks tähele panna just vastsündinute puhul, et aidata neile õigesti rinda võtta. Et siin me kohe vaatame, kuidas väike Marii sööb. Mida võiks kõigepealt panna tähele, et ema võiks hoida oma last kindlasti kõht-kõhu vastas. Oleks kontakt. Ja, et oleks kindlasti kontakt olemus ja et lapse pea ja keha on ühel joonel. Et laps ei peaks pöörama pead rinna suunas, sest see raskendab tal neelamist. Mida võiks veel vaadata, et kui laps hakkab nüüd sööma, et ema rinnanibu oleks tema ninaga kohakotti, et laps saaks suu avamisel siis panna nibu nii-öelda õige kohta kurku, et ta saaks ilusti piima kätte. Siis mis on veel hästi oluline vaadata, et kui laps on rinnal, et tal nina ja lõug oleks vastu ema rinda. Et tegiks selline tunne, nagu laps ei saaks hingata, aga tegelikult on need just nii-öelda õiged imemis võtmetingimuse tunnused. Hästi tähtis on veel see, et ema toetaks oma last, eriti vastsündinud siis seljast ja pepust, et laps oleks kindlasti toetatud. Ja ka see, et kindlasti tasuks ära märkida, et beebid ei armasta, et neid toetatakse peast. Et ei tekiks sellist momenti, et ema surub pead ja laps hakkab vastu puksima. Nii ei tee. Jah. Nagu näha talle ei lähegi see hästi peale. Kui laps ära sünnib, ei teki emal kohe suurtes kogustes piima. See võib alguses veidi muretsema panna, sest kuidas laps sellest paarist tilgast oma kõhu täis saab, kuid esimesel paaril päeval on teelusikast või 2 lapsele 1 söögikorraks küll ja veel. Ja siis meil ei ole piima ja siis järsku tekib palju, ehk siis piimapais. Kuidas sellega nüüd hakkama saada? Emadel tuleb nii-öelda see õige piim siis rinda 3. kuni 7. päeval, et võib minna kuni nädal. Ja see on see aeg, millal ka lapsel tekib tavaliselt nälg. Ema siis tunnevad, kuidas rinnad on hästi piima täis, tursunud, valusad, kõvad. See on sellepärast, et rinnad ei ole ennem piima teinud. Nad hakkavad tootma nii-öelda täiskoguses. Rinna näärmed on paisunud ja see tekitab sellise tursunud tunde. Et see ei ole midagi ebaloomulikku, vaid see on normaalne imetamise juures. Piimapais on mööduv nähtus. Ehk siis kõige suurem abiline piimapaisu ajal on laps, keda siis panna hästi sagedasti rinnale. Mõnikord võib juhtuda, et rinnad on nii piima täis, et laps ei saa rinnas piima kätte. Mäletan seda, jah. Siis oleks hea, kui panna enne imetamist rinnale midagi sooja, kas või sooja pudelit, sooja kotti ja natukene välja lüpsta rinnast. Kindlasti ei tohiks põhjuseta liiga palju piima enne imetamist rinnast välja pumbata, sest rind ei saa aru, kas seda teeb laps või ema ja toodab kohe automaatselt veel rohkem piima peale. Piima saab lihtsamini enne imetamist kätte näiteks sooja duši all, mis paneb oksüdotsiini kehas toimima ja piim hakkab voolama. Veidi pehmemat rinda saab laps paremini haarata. Peale imetamist aitab piimapaisu leevendada ka külmade kapsalehtede rinnale palemine. Piimapaisuga võib isegi palavik tulla. Kui see on kestnud üle 24 tunni, võiks tähelepanelikumaks muutuda ja arstile pöörduda. On oht, et pais võib põletikuliseks muutuda. Kõige parem ravim selle vastu on muidugi jälle laps ise, kes piima rinnast välja saab. Pange laps rinnale nii tihti kui võimalik. Sa rääkisid siin kellast, et mitte üldse kella vaadata, et kas siis, kui ei ole piimapais muul ajal, et kas lastel kujuneb selline kindel graafik välja, millal ta võiks süüa, mis aja tagant või mismoodi sellega eriti alguses on? Alguses eriti sellist asja nagu päevarežiimi ei tasuks kindlasti oodata.
sest et lapsel ei ole samasugune ööpäev nagu emal-isal, et 24 tundi on päev ja öö ja õhtu ja hommik. Tema jaoks sellist asja ei ole, et peab kindlasti arvestama lapsega ja proovima sättida ennast lapse režiimi. Et ongi päevi, kus laps on võib-olla 24 tundi rinnal. Et mida öeldakse, et on see, et miinimum, kui palju laps võiks süüa rinnalaps, on 8 korda ja see ongi miinimum. Kui 24 tunni jooksul 8 korda. Jah, see on nüüd miinimum, et see ei ole see, et laps peab sööma 2 tunni tagant, vaid see on, mis ta kindlasti peab sööma. Ehk siis, kui see laps tahab rinnale iga tunni või poole tunni tagant, siis lubage ta rinnale. Tema teab täpselt, kui palju ta tahab süüa, kui palju ta peab sööma. Rinnapiim on nii kergesti seeditav, et lapsel võibki väga tihti kõht tühjaks minna. Kindlasti ei tasuks oodata seda 2-3 tunni möödumist, et saaks jälle lapsele süüa anda. Mõni päev võib ta tunde magada ja mitte süüa küsida, samas mõnel teisel nii-öelda piima tellimise päeval võib ta praktiliselt kogu aeg rinna otsas istuda ja ka see on normaalne. Esimestel kuudel oleks hea, kui laps sööks öösel vähemalt korra kella 1 ja 6 vahel, sest keha toodab just siis kõige aktiivsemat prolaktiini, hormooni, mis piima toodab. No kui ta nüüd küsib hästi tihti rinnale, et äkki tekkida mure, et äkki mul ei ole midagi talle pakkuda, et ta kogu aeg tuleb ja küsib uuesti, et kas tal võib olla nagu see ainult näljast või ongi see, et ta tahab lihtsalt ema juures olla lähedast ja... Lastel ongi rind mitte ainult söömiseks, et see on tema jaoks lähedus, turvatunne, armastus. Nad lihtsalt vajavad ema lähedust. Sellepärast ongi see, et ema ei peaks muretsema, kui laps tuleb tema lähedal olla. Et see on kaasasündinud vajadus. Täpselt samamoodi nagu söömine on päris väikse imiku jaoks läheduse vajadus. Mina ütleks kokkuvõtvalt, et usaldage oma sisetunnet ja usaldage oma last. Kui ta magab, laske tal magada ja kui ta küsib rinnale, siis andkegi talle süüa. Probleemide korral soovitan imetamisnõustajaga kindlasti konsulteerida, sest nemad saavad teid aidata, et see tegevus hästi sujuks. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga, et tal ja sul algas kõik armastusest.